Kevad on käes, paljud on hädas, kevadväsimus hiilib ligi, ei taha ära minna, siis nüüd saame parimaid nõuandeid, kuidas oma keha eest kevadisel ajal hoolt kanda, et ikka jõudu oleks. Kui me tuleme ajalooga tagasi, siis alati oli kevadel paastuaeg ja kevadel inimesed tegid paastu. Ja siis, kui juba päike tuli ja toit tuli juurde, siis on mikroelementid, vitamiinid, inimesed saavad toidu kaudu. Aga ja tihti see väsimus ei tule sellest, et ainult liiga palju stressi, tänu sellele, et soolestik ei funktsioneeri normaalselt, et vähe võib-olla need head bakterid, mis aitavad ainevahetusest ja omastada just need mikroelemendid ja vitamiinid. Ja inimene oma toidu kaudu ei saa piisavalt kõik vajalikud asju. Kui ma soovitan midagi patsientile, siis on kindlasti ma vaatan, mis konkreetselt selle inimesele vaja, kui palju vaja ja ma proovin anda nii vähe kui võimalik, aga nii palju kui vaja. Kõige tähtsamad on probiootikumid. Mida rohkem probiootik sisaldab bakterid, seda parem, sellepärast et bakterid armastavad kooslust, nende kontsentratsioon peab olema kõrge ja kindlasti on, bakterid, kui nad elavas keskkonnas, siis nad väga kiiresti paljunevad. Ja see on, pulbrina väga lihtne kasutada. Naistel tekib kõige rohkem probleem, rauaprobleem, foolhappe, B12 vitamiini ja D-vitamiini. Vähe, kes teab, et D-vitamiini meie organism omastab kõige paremini, kui me juurde paneme K2 vitamiini. Sellepärast, et see on nagu platvorm, mis viib D-vitamiini sinna, kuhu vaja ja D-vitamiin hakkab tööle. Minu suur lemmik on olnud ka Q10, mida mulle ka arst soovitas. Q10 peab sisaldama lisaks teatud antioksidantid, mis aitavad selle Q10-le toime tulla meie organismis. Et siin on mõned preparaadid, mis on proferment, rauafermentid, siis me teame, et raud meie organismis kindlasti hästi organism omastab koos C-vitamiiniga ja tihti me peame panema ka lisaks C-vitamiinile võib-olla B-rühma vitamiini, kus on foolhappe ja B12 ja siis on seda kompleksi teha. Alati ma soovitan nii, et kui inimene kahtleb või otsustab, et ta tahab mõned toidulisandid võtta, siis tuleb konsulteerida. Minuga võib konsulteerida ka Zoomi teel, telefoni teel või hoopis tulla siia biokliinikumise konsultatsioonile või tulla biospaasse kuurile.